Väga head hinded. Karoliina Kostner on esitanud oma kava ja nüüd näeme, milleks on võimeline Mao Asada, varasem maailmameister, olümpiamängude hõbemedali naine, 19-aastane Mao Asada. 73,78 punkti oli väärt tema lühikava olümpiamängudel. Fantastiline. 3,5 aksel kaskaadis kahese hüppega. Ja ega tal midagi muud ei jää, kui see hüpe meile täna ka ära näidata. Muidu ei saa Juuna Kimmiga võistelda, sest Juuna Kim tuleb hiljem jääle. Armeenia helilooja Aram Hatsaturjani maskeraad. Mao Asada. Fantastiline. 3,5 aksel jällegi naiste üksiksõidus nähtud. Seal jätkus veel piisavalt hoogu, et oleks võinud 300 lupi ka veel otsa teha. Väga ettevaatlikult, väga hästi. Vau, milline painutus. Raskest sissesõidust kahene aksel. Ainult lisapunkte annab juurde. Väga keeruline positsioon oli piruetis. Imeline, mida veel tahta. Ja väikest ruumi jätab Juuna Kimmile, kui natukene seda sammude seeriat vaadata. Aga täiuslik. Müstiliselt kõva on see Mao Asada. Tõesti võib seda sõna kasutada naiste üksiksõidus kaasast. 3,5 aksel. No nägime, isegi meestele ei ole kõigile see jõukohane. Väga paljudele siiamaani raskusi valmistab isegi tippudele seal esikümnes. Ja Mao Asada. Ja väga hea emotsiooniga kava ja muusikavalik. Just kui polekski neid olümpiamänge selja taga, nii värske sõit oli täna Mao Asadal. Ja eks ma arvan, et oli okei sõit, ütleb ta oma juhendajale Žaneta Follele. Žaneta Tšubenko-Folle, varasem Eesti meister. 80-ndatel võitis ta Eesti meistrivõistlustel medaleid. Töötab juba peaaegu teist hooaega Maoga.
Austria, Saksamaal juhendanud Tatjana Tarassova, kuulus Tatjana Tarassova seisis seal olümpiamängude ajal Mao Asada kõrval. Jaapani alaliit on alati hinnanud seda, et need nimekad ja prestiisikad treenerid oleksid kõrval just nende sportlaste juures, et eks see mõjutab kohtunikke, aga põhitööd on ikkagi teinud Maoga viimastel hooaegadel Žaneta Tšubenko-Folle. Jah, et see näitab veel kord, et üks treener ei jõua üksi, et tal peab olema abitreenereid ka ja tõesti siin on näha, et iga liigutuse ja väljasõiduga on vaeva nähtud, et iga pisiasi on pandud paika kavas. Ja kui olümpiamängudel oli Maol sellist pinget palju rohkem näha, siis täna väga-väga lõdvestunult sõitis ja mõnus esitus tuli. Usun, et võime näha erakordselt häid punkte. Olümpiamängude hõbemedalinaine on Kisja Krai alal ja vaatab sinna tabloo suunas 68,08 punkti. No nii lahked ei oldud nagu Vancouveris, aga siis oli palju pehmem hindamine, aga igal juhul läheb esimeseks Karoliina Kostner 62,20. Mõtle nüüd, Kostneril oli nii palju lohakusvigu ja vahe on ainult